Tere kõigile! Kuna täna on meie koolis palju külalisõpetajaid, mõtlesime, et võiks mõnele neist esitada paar küsimust. Esimeseks külaliseks on Kaja Rootere. Mis tunne on jälle tagasi koolis olla? Tegelikult nii palju ei olegi mul koolitunne, vaid mis iganes ma pean esinema, siis mul on pigem see esinemise ärevus ja siis ma nii palju ei keskendugi mitte sellele, kas ma olen koolis või kuskil mujal, vaid pigem see, et kas ma suudan järge korralikult pidada, aga ma suudan oma mõtte edasi ütelda, ega mu kuulajatel igav ei oleks. Et see koolis olek oli siin täna nagu teise koha peal, et pigem ma ikkagi keskendusin sellele, et ma saaksin oma endale tähtsad asjad ütelda edasi niimoodi, et ka kuulaja sellest aru saab, et need ongi tähtsad. Ja mismoodi on muutunud kool võrreldes selle ajaga, kui teie koolis õppisite ükskõik mis? Ma arvan, et tänased noored on hästi palju julgemad ja hästi palju vabamad, et ma tõsiselt imetlen teid sellise ka mõtlemise ja enda ees seismise julguse eest. Ma arvan, et see, kui mina koolis käisin, me olime rohkem sellisest ette antud kastis, et käitutakse nii, suheldakse nii, tehakse nii, et see on nagu küll see vahe. Et inimesed nagu julgevad rohkem mõtelda ja rohkem enda ees ka seista ja rohkem ka, see võib olla nüüd see, et selline enda ees seisev õpilane on ebamugav õpilane, eks. Aga et samas, et see on selline eesmärgi küsimus jälle, et mida me tahame, kas kuulekat õpilast või siis seda inimest, kes läheb siit ära ja julgebki ja oskabki ja saab ka endaga hakkama ja oskab ka oma kriisi, et kui me oleme selliseid kriisi asju läbi elanud turvalisemas kohas, siis ma saan neid samasid asju kasutada pärast, kui mul ei ole seda turvapatti enam kõrval. Et selles mõttes nagu hästi oluline, et neid konflikte julgeks nagu endale võtta ja julgeks tülisid võtta ja julgeks paha olla mõnikord ka. Ja mitte see, härra õpetaja. Aitäh teile! Järgmiseks külaliseks on Kristjan Tedremaa. Võib-olla te teate, et varsti on meie koolis monarhi valimised. Mida te soovitaksite järgmisele uuele monarhile? Soovitaksin seda kindlasti, et kuula neid, kes on sulle selle hääle andnud. Ehk siis sa ei ole selle kooli ainuvalitseja ja õpilaste arvamus ja õpilaste huvi on see, mille eest sina pead seisma. Ehk siis sina oled nende esindaja ja see on sinu töö, et kõik asjad laabuksid. Ehk siis sa oled selline vahelüli alatihti ja selline tülide lahendaja võib-olla ehk isegi, et kindlasti soovitan, et kuula, mida teistel on sulle öelda. Kas tuleb meelde mõni põnev või naljakas lugu enda valitsemisajast? Eks neid põnevaid ja naljakaid seiku oli mitmeid, aga kui rääkida kõige meeldejäävamast, siis ma arvan, see kindlasti valimispäev ehk ise, et võib-olla see pingelangus ja kõik see, mis selle kaasnes, oli ikkagi väga suur. Aga ütleme nii, et väga kergeid päevi ei tasu oodata, et kui sa tahad ikkagi tegutseda, siis teha on palju ja vastutamist on ka päris palju. Aga kindlasti saab ka selle jooksul väga palju nalja ja naerda ja uusi tuttavaid, et see on kindlasti seda väärt. Aitäh teile! Ja nüüd istub minu kõrval Elena Koit. Tere, Elena! Tere! Mis on teil meeles kõige erksamalt gümnaasiumis õppimise ajast? Ja sa ütlesid, et see on kerge küsimus, jah? Mul on kõige erksamalt meeles minu inimesed, minu klassi inimesed ja kõik jõulupallid ja kõik playbackid. Need olid väga rahadid üritused alati. Ja mida te soovitaksite või on teil mõni hea nõuanne noortele humanitaariõpilastele? Ma soovitan olla hästi avatud, hästi teha kaasa kõiges, mis võimalused antakse ja olla toetav klassikaaslane ja partner siis. Aitäh! Ja viimaseks külaliseks on Karl-Erik Illik, tere! Mis on teie kõige suuremaks hobiks või huviks? Kõige suuremaks huviks või hobiks? Mulle meeldib hästi palju reisida muidugi. Ma olen päris palju reisinud, 37 riiki, ma arvan, et see on minu põhiline hobi. Muidugi kunagi oli, kunst on siiamaani tegelikult, ma tegelen kunstiga, söemaalingutega, on olnud mitu näitust ja kunagi oli ka vähesel määral, tegelikult päris palju suurel määral oli ka näitlemine.
et selline segu 7, nii mõndagi vaata. mis on kõige põnevam riik või huvitavam riik, kus te olete reisinud? Kõige huvitavam riik, ma arvan, et selleks on Jaapan ja India, kuna see maailm, need on täiesti erinev. Et seda saa võrrelda Eestiga, kus mõtled, meil on nagu katus pea kohal ja soe söök ja soe tuba olemas ja meie viriseme mingi olmeprobleemide üle, aga nemad, kellel ei ole põhimõtteliselt mitte midagi, nad mängivad tühja taarapudeliga, väiksed lapsed ja on õnnelikud, siis paneb küll mõtlema, et tegelikult Eestil ei ole midagi viga, et väga on hea elada. Aitäh! Need olid meie tänased külalised, aitäh teile!